mis siin on, kuidagi joondada ühele teljele ja tulemus on parem. Et see 2 kuud oleks mõistlik aeg, et igaüks teeb oma kodutööd. Aga need küsimused, mis praegu on üleval, need on protokollis olemas, et vaataks need läbi ja saab anda neile motiveeritud vastused. Muidu meil läheb siin selliseks üleüldiseks laadaks. Et vaataks need langid üle praegu ja siin ma kardan, et me ei jõua ju kuhugi välja lõpuks. See oleks hea mõte. See oleks kompromiss, see oleks kirik keset küla. Või mis te arvate? Aga see 2 kuud tuleb sisuga täita ka ettepaneku tegijate poolt selles mõttes, et kui me oleme ütelnud, et me pakume selliseid asju välja, me teeme neid asju niimoodi. No just. Nii. Aga kui see 2 kuu jooksul me pakume ikka omapoolset koostööd, et siin me ootame ikkagi ka teie poolt vastuseid nendele Nendele küsimustele te saate need vastused. Ma ütleks niimoodi, et täna on juba hea see, et teatud mõttes see on see konflikti maagika, eks ole, et meil on juba töörühmad moodustunud, eks ole, et me saame juba jube palju sisendit, aga sealt tuleb see kuld välja sõeluda, et ega ütleme, kõike ei saagi kasutada. Aga me saame kriitiliselt hinnata ja vaadata, sest et praegu me paneme emotsiooni pealt, siis me ei jõua kuhugi välja. Aga tegemata jätmine, kõige tegemata jätmine ei ole mõistlik lahendus. Ei ole õige alternatiiv. Õige? Jah. Kui see alternatiiv seisneb selles, et mõni vanem raie või raieala, esialgselt kavandatud raieala, nagu siingi kõrval, võtsime ju ise rajalt maha, eks ju, selle projekti ja nende asjade eelneva läbirääkimise käigus. Et kui see on selles, siis, aga see öelda, et me mitte midagi ei tee, no see ei ole mõistlik. No me saame aru, milleks on Riigimetsakeskus ellu kutsutud ja selles mõttes tõesti, et me vaatame erinevad funktsioonid. Siin jääb sisse see tavapärane metsamajandamine igal juhul, aga on lisaks veel need muud funktsioonid, mida me siin räägimegi, et eks ta on selle miljööde osana ja sellise ikkagi pärandmetsana, kui meil on kas või see rahvusmaastike defineeriminegi praegu käsil alles pooleli, et ma olen ise ka huviga oodanud, mis siis see meie rahvusmaastik on. Aga need protsessid on kõik käimas. See mõjutab. Võib-olla see täna on üks punkt, kust võib-olla me suudame anda mingi teise käigu ja hoopis tuleb tegelikult kõigil üllatuseks on hoopis uus kvaliteet. Kõigil. Aeg nõuab muutuseid. Seal pole midagi teha, sest ega see kord, kui rahvas tuleb siia välja, see ei jää tähendab niisamuti, et me lihtsalt läheme siit laiali. See ei jää niisama. Siit tuleb edasi minna tähendab ja kui te ütlete, et RMK-s on kogu aeg nii toimunud, siis ma arvan, et te olete ise ka nõus. Kõik muutub ümberringi. Ja teil on samamoodi tähendab, tulevad muutused. Ja olge mehed, eks ole, tähendab, me oleme kõik ühed eestlased, eks ole, kurat. Praegu tuleb siuke värk, et mul on tunne, et ma olen Marsilt, eks ole, ja teie olete maa pealt või vastupidi. Aga miks me võtame sellised tooni, et me nagu tegeleksime mingisuguse patutööga siin ja patumõtetega? Ei ole ju patutöö ja patumõtted. Need on metsamehe mõtted ja metsamehe töö ja metsamehe kogemus ja meil on väga suur tahtmine neid asju teha korralikult ja tulevikule mõeldes, nii et me oleme seda asja õppinud koolis, eks ju. Kas me saame metsameestelt siis selle 2 kuud praegu lubaduse? Me võtame selle aja, jah. No, vägev. Aitäh. Tehniline küsimus, Anekuu möödudes tuleme veel kord. Me tuleme vahepeal isegi kindlasti kokku mingitel vormidel, et see ei ole see, et 2 kuu pärast Teie kogume tulete, jälle. aga Meie mõlemad, siis see on ikkagi kas me koostöö. enne siis algavate tööde on need tööd, mis nad siis on, eks ju? 2020. aasta lõputööde osas tuleme veel erinevad kokku. Kõnnime veel läbi. Et siis on mõtet minna ka kõndima, eks on nii? No, täna võiks ka tegelikult minna võiks neid mingisuguseid alternatiivsemaid raieviise näituseks kõneleda. Seal on väga häid näiteid, mille najal võiks valikraie toimida siin metsas. Et seal on juba hetkel piltlikult üteldes. Miks valikraie? No valikraie selles mõttes, et see säilitab kõige kindlamalt miljööväärtusel. Valikraie on küpsete suurte puude raiumine, et anda... Häiluna, 20-meetrise häiluna. See on häilraie. Valikraies on... See on häilraie. Valikuliselt üksikpuude valik ja 20-meetrine häil. Et seda peaks nagu iga
tunnustatud metsamees teadma, mis on ikkagi valikraie. Et häilraie on 40-meetrine turberaiena häil. lugupeetud Mati Sepp, Eestis ei ole, saada mulle pilti valikraiest, suurepärasest valikraiest. RMK-s pole ühtegi tehtud, ma ei saa praegu saata. Saada siis, kus on tehtud. Kus on tehtud siis, kus on õnnestunud ja valikraietega sobiv mets. aga see oli see koht olla esimene, kus on meil hea näide. Siin on lihtsalt kogemata tekkinud selline olukord, et seal on nagu piltlikult näha, kus on sanitaarraiega tehtud põhimõtteliselt nagu valikraiet. Aga ta on sanitaarraie nime all. Et tehtud seal. Noh, ma käisin siin jalutasin sanitaarraiega raiutakse ära surnud puud. Ja sinna on tekkinud valgusauk, mis on nüüd uuenenud männiga. Aga valikraie ei ole mitte surnud puude raiumine. Ma saan aru. Metsakogus juhtus selline huvitav vestlus ühe metsakorraldajaga, kes oli vast 70-aastane, ta oli pensionil, aga ta oli vanakoolimees. Ja ma küsisin ta käest, et kas valikraie ei oleks siis nagu kõige parem alternatiiv nendele lageraietele. Ja teate, mis tema ütles? Valikraie on tarkadele. Aga me võiksime metsa minna vaatama. Aga kuna me lähme siis